Hea aeg suvekaid alla panna. Klaas on lumine. Ja see on see, kuidas sa epost jagu saad. Kes oleks võinud arvata, et õiged tööriistad. Really do make a difference. Mida inglise keeles räägib? Õiged tööriistad. Töö lõbusaks. Ratas lahti saada, siis väike skorva. Tuli vist. Aitäh. Õiged tööriistad ja õige mees. Kui see BEM müüki tuli mingi aasta aega tagasi, siis me ostsime selle suht kohe ära. Alles hiljem tuli välja, et tal on veel garantii ja tasuta hooldused kuni 60 000 kilomeetrini. Ja tal oli alguses läbisõit mingi 45 000 umbes. Ja siis see hakkas vaikselt täis saama, see 60 000 hiljuti. Ja tal olid pidurikettad suht läbi. Aga nende tehase hooldustega, tasuta tehase hooldustega on siuke nali, et need kehtivad need asjadele, millest auto teavitab. Ja teadupärast piduriketastel ei ole andurit, ainult piduriklotsidel on andurid. Ja meil oli mingi 5 tonni jäänud selle 60 000-ni. No kurat, kas see tuleb ka veel lahti? Meil oli mingi 5 tonni jäänud selle 6000-ni. No ütleme, et ei olnud väga palju asju, mida me ei proovinud, et see andur hakkaks tööle ja et me saaks tasuta pidurid. Aga kahjuks jah, need klotsid olid sisuliselt uued ja ükskõik kui palju me ei proovinud ka skämmida, siis see auto ei teinud koostööd meiega. Ja siis see 60 000 sai täis ja garantii sai läbi või need tasuta hooldused said läbi ja siin me nüüd oleme. Ja siis hakkasime neid pidurid siis vahetama. Tellisin uued pidurid, aga siin on need pagana pinnid. Ütleme nii, et see ei ole kõige lihtsam asi, mida ma teinud olen. Tead, ei taha tulla. Aga kus see pinn läks nüüd? Kõigepealt me proovisimegi selle kruvikeerajaga, aga siis see ei töötanud. Ja siis Robin käis poes ja ostis mingi uhke tööriista Tactics. Seekord meil on Tactics. Eelmine kord meil oli ainult vibes. Hammer. Ma proovin kummihaamriga või? No ma võtan mõlemad, aga ma alustan kummihaamriga. Ja ma näen ainult siia vahele. Tactics ei töötanud. Mul sügeleb sealt, aga ma ei saa nendegi. Meil relakad ka pole enam, on ju? Jumal tänatud. No põhimõtteliselt meil on vaja nagu midagi, mis oleks nagu natuke laiema tõmbi otsaga. Aga võib-olla kui väikse torksiga saada ta natuke sisse poole, see on rohkem lootust. Ja nüüd ma sain. Kui raske see saab olla? Ära tõin. Vaata, ma sellele kastile panen need pikslid peale. No nagu see sensord, vaata. Keegi ei tea, mis see kollane on. Ja ma tegelikult Instagramis ei öelnud ka, et kas keegi tahab motorsauli. Siin kastis ei ole. On jah uued pinnid ka. Aga miks siin on 8 pinni? Ja 2 pakki on. Vaata, 4 ja 4. Ikkagi tagumistel on siis ka halb. Ja pidurid, kettad on Zimmermann. Jäta kommentaar, kumb on parem, kas Bosch või Zimmermann. Ma ei tea, miks nad ei võinud nendest ühte kasti panna. Miks nad pidid seda Active Airi panema nii paljus? Ai, see on Activa. Activa passiva. See on siin. Ei. Vaata, kus see on ja kus see jookseb. Kas ta on kuidagi mingi klipiga nagu hoiatada miski kinni? Kui jah, siis võtta ta lahti sealt. Valte, suuri. Tead, mis me võime teha selle volla osas? Oota. E16. Need on need tähikud või? See. Aga see on väike. See on väike, sa võid keskmise norega ka võtta. Jule, jah.
Lõub selle padroni ära lihtsalt. Oota, sellega saab seda teha. Seda Russian twisti saab teha. See on see koht, kus soovitan kasutada kaitseprille. Või siis kissitada. Ei ole hullu, kunagi ma tegin terve auto niimoodi. Vaata, kui ilus. No, kui suur see vahe oli? 5 miljonit. Okei. On õige või? Siin on L ja R. Aga nad lähevad ju niipidi. Issand, kui huvitav. Okei. Ehk siis... Oota, aga ei. Vasak ja parem pool. No jah, aga nagu teiselt poolt on ju teistpidi vasak ja parem pool. Jaa, aga need on nagu ketta mõttes vasak ja parem. Üks on kettast vasakul, teine on kettast paremal. Siin ühe klotsi peal on L ja R. See modern dance või mis oli? Interpreteerne. Ma ei saa ikkagi aru, miks siin L ja R on peal. Ja kus need klentsid on? Mitsi riiulis on need. Äkki ma panin sinna stoorisse. Loodan, et ma panin. See oleks nii mõttetu asi, mida sinna panna, aga praegu ma loodan, et ma panin. Spacers. Jah, ees 5, taga 10. Olen isegi pannud. Mineviku poole ikka deliverdas. Pole ammu videosid teinud. Saime lapse vahepeal. Muud väga midagi. Muidu tavaline. Midagi erilist. No nüüd on see. Garantii on läbi. Pidu. Nüüd saab kõiki asju teha. No engine tuning saab teha. Saab kiiremini kõrgemale, kaugemale. Tihti see mingi jaoks oleks 2 tonni vaja kuskil. Pange tonna. Pane TikTokile, kuidas ma üritan seda piduriklotsi siit mingi torksiga välja udjada, nagu mingi Neandertal. Jah. See on ka teine tööriist, mis on hästi vajalik. Soovitan. Süge lifehack, kui pidurid vahetad. Genexis ruuteriga. Et sa tahad öelda, et kui me tahame ruuterit tagasi anda, siis me anname selle karbiga või? Ma tahaks näha, kuidas sa lähed teli ja sa oled nagu mingi tere! Tõin selle ruuteri tagasi. Hoidsin, tead, piduri supportit üleval, muidu vaata, kukub alla. Väga hea karp selle jaoks, aga teenust ei soovi enam, aitäh. Issand, siin on ju kitsas. Ja ei, sellega siia küll ei mahu. Rääkides lastest, siis Sofial sai vahepeal pidurite vahetamisest kopeta, nii et me panime Robini tanki. Tere! Ma mõtlesin, et me tuleme vaatame, kuidas sul läheb. See sisu oli nii raastus. Bemmi pidurid on vahetatud. Robin vahetas lõpuni. Nii et Bemmil on need suvekad all ja uued pidurid ka. Aga nüüd meil on plaan, et me peaks minema kõik autod ära pesema. Ja see also tähendab, et me saame testida, milline auto on kõige parem pereauto. Ehk siis me oleme turvahälli proovinud 2 autosse, aga käru pole ühtegi autosse veel proovinud panna. Nii et kui keegi veel ütleb, et meil ei ole ühtegi pereautot. Mulle meeldib, et see laps lihtsalt magab. Okei. Kas me proovime siia käruga sisse panna? Jah, nii. Nii? See läks. Ma panen ise. Thanks. Defenderi veel üks miinus. On oht, et ajad lapse üles, kui uksi kinni paned. Teiste autodega me tegelikult teame, et turvahäll mahub sinna. Ja Porschega ma arvan, et on ilmselge, et see käru ei mahu sinna mitte kuidagi. Mimmukaga on see küsimus, et kas käru mahub pagassi.
ilma et peaks istmeid alla panema. jah, no seal on veel see, et üht-teistet ju ei saa alla panna niikuinii. Ei, siia mahuks natuke. Asju küll veel, jah. Mitte ühtegi koera? Ei. No katuseraamid on. No katuseraamiga tegelikult saaks käru katusele panna. Kujutad sa ette, et ma lähen kuhugi, tahan vaata minna Karula rahvusparki käruga jalutama, on ju. Ja siis ma panen selle käru katusele, jõuan sinna, ronin katusele, võtan selle maha. Overlanding experience. Ja põhimõtteliselt võtab nii kaua aega, et siis võiks juba katusele telgi panna, vaata ööseks jääda. Lapsel ei ole probleemi Defenderis magada, sa pead mikrofoni tema sinna korvi juurde panema. Tead nagu vaatad, kui pesed seda, siis vaatad, kuidas see auto nagu kokku pandud on. Siis nagu lihtsalt on pandud nagu neetidega plekkitükk üksteise peale ja nagu lihtsalt, Pamm. Yeah. Rohkem ei olegi vaja. Ja siis kere on tõstetud lihtsalt nagu vähe kangemate metallist konstruktsiooni peale. Sul nagu isegi ei ole sõnu. Ei, see võtab sõnatuks. Need kuivatustiirud on autodel väga erinevad. Ja vaata mõnes pesulas on see puhur, millega saad kuivatada. Ja. Minust Jazzigi pesulatel on puhurid, et saad kuivatada, ma võin eksida praegu, aga osadel kindlasti on, aga Peetri pesulas on lihtsalt kiirtee. Vaata, kui sa oled väga pedant, sa viitsid mingi kuivatuslapiga üle käia, vaata, aga nagu ma ei viitsi. Peale käsipesulat ma ei julgeks lapiga üle käia. Sul ikkagi ei lähe see auto nii puhtaks, et sa saad lapiga üle käia. Vormel hakkas 3 minutit tagasi. Peab järgi vaatama. Jah, ärge spoilige. Meil on siis Tuule Urban Glide 3. See on väga hea käru, sellepärast, et sellega saab jooksmas käia. Mitu korda olen jooksmas käinud, mitte ühtegi, aga kui ma tahan minna, siis ma tean, et ma saan. Ja see on ka hästi hea maastikusuutlikkusega. Tal on suured rattad. Mitu korda sa maastikul oled sellega käinud? Siis, kui ma teen seda suuremat Peetri ringi, siis seal on see üks park, mis on selle mulchi pinnasega, vaata. Ja siis seal, kui veits kattida, siis teeb niimoodi, et tõdõnk korra. See on umbes nagu mina, kui ma käin Defenderiga off-roadimas. Ja see üks kord, kui sa sõitsid teelt korra maha, et ümber pöörata. Yeah. Või siis see üks kord, kui me läksime seda Oliver Randalu filmimeest, ma ei tea, mis ta nimi on, mudast välja tõmbama ja siis me läksime mutta ja siis me saime aru, et me ei saa aidata ja siis me läksime koju. Ja siis inimesed küsivad, et miks sa snorkli maha võtsid? Shout out Oliver Randalu, filmimees. Kaameramees. Filmimees. Filmimees. Operaator Kõps. Kas sa tead ta nime või? Peast mitte. SV Media. Ma pärast panen siia. Shout out. Ei ole sponsor, aga võiks. Kui sa guugeldad SV Media, siis sa saad ta nimega. Okei, mina isegi teadnud seda. Ma tean, et on Oliver Randalu filmimees. Ta teeb muid autoasju ka. Mis ta veel teeb? Ma ei tea, igast asju on teinud. Ma panen lingi siia. Minu arust ta teeb seda Kaspariga koos seda Kaspari YouTube'iga. Milline Kaspar? Haapsalu Kaspar. Juhtme Kaspar. Kaabel. Mis sa ütlesid Haapsalu Kaspar või? Ta on Haapsalu Kaspar. Miks ta? Ta elab Haapsalus. Kapsar. Miks ta Haapsalu Kapsar on? Ta elab Haapsalus. Päriselt või? Kaspar Kaabel elab Haapsalus või? Mis ajast? Minust terve elu. Ta vahepeal on mingi Tallinnas ka käinud, aga ta on nagu Haapsalus. Ma olen näinud teda Tallinnas kindlalt. Ei, ta käib siin vahepeal. Ta on töökoda, kogu see värk on Haapsalu. Või kuskil seal lähedal. Okei, see on mulle väga uus info. Räägi mulle veel huvitavaid fakte Eesti automaastikalt. Kuule, ära isegi küsi, miks ma tean. Ma ei tea, mis Probably sellepärast, et ma olen ta YouTube videost vaadanud. Tal on actually huvitav content enamus Eesti YouTube'ist. Sa ei tee Eesti YouTube'i, sa ei loe. Mis YouTube'i? Ma teen mingi Bangladeshi YouTube'i. Sa paned mingi korra aastas video, sa ei loe. Kas see mahub kära või?
Ma räägin, teine seeria, täiesti universaalne auto. Me oleme sellega vedanud WC-potti, sellega saab vedada Urban Glide 3. Imeline auto. Ja see on ju raske ka. Ma tahaks näha, kas sa saad sinna esistmel istuda. Kuule, mu ema sõitis siin ees. Sõitis või? Jah, me sõitsime niimoodi, Temps oli siin ja ma olin roolis. No ilmselt väga mugav ei ole. Ei no, ükski meie autodest ei ole väga mugav. Tere! Porschega Sofia on tegelikult ühe korra sõitnud. Ehk siis me teame, et see iste mahub sinna. Ja noh, mina mahun samamoodi tegelikult mõlemale nagu istmele. Siin on Porsche kõrk on niimoodi, et vaata, ma näitan. Kui sa lased niisama tooli nagu kõigepealt ette ja siis foldid, siis läheb vastu päiksesirvi ja katust. Kui sa lased kõigepealt taha, foldid ette ära ja siis paned ette, siis läheb rohkem ette. Panen siia poole lapsele. Yeah. Siin tuleb võtta Isofixi kate ära. Nii. Siis. Oota, nüüd ma olen kuses, oota. Võtta sirm lahti siis. Yeah. Üks variant on siis see, et ma istun siin. Nii, saab küll. Siit väljumine üsna ebamugav. Aga tehtav. Nii, ja siis et no saab istuda, aga see tegelikult vist ei ole turvaline, aga ei.